Tere! Tere armas Taaro energiate huviline. Mina olen Ülle Puu Viljandi Tarokast ja vaatame üle augustikuu energiat. Et kui juulikuu oli selline, et ta aitas sul mõista, et rahu ei tähenda paigalseisu ega mitte midagi nagu tegemist, kuigi juuli 2 nädalat juuli keskelt olid hästi palju tagasisidet tuli ka, et elu oli natuke nagu vati sees või siuke uimane või hägune või hajameelne või et kuidagi sellist tagasisidet mulle tuli ka selle juulikuuga seoses ja mina olen ise samas energias, mis teiegi, nii et ka minul oli taolise sümptomeid täiesti nagu näiteid oli varnast võtta. Aga samas see paigalseis ei tähendanud, et see ongi konkreetselt paigas seis või kõik on nagu kivisse raiutud, et ei saa edasi ega tagasi, vaid pigem see ongi see, et see pani mõtlema rohkem, kuidas oma aega ja tegevusi planeerida ja kuidas edasi liikuda. Ja kuidas ka eemalduda nendest tegevustest ja inimestest, mis sind enam ei kanna. Ja sa oledki hakanud vaikselt, aga kindlalt valima uusi suundasid, mis peegeldavad sinu tegelikku tegevust ja tegelikku soovi, mida sa soovid. Ja nüüd tuleb August lavale. Ta on nagu artist, kes ei küsi, et nii rahvas, kas te olete valmis, vaid ta astub niimoodi lavale, et ta lihtsalt võib-olla ka eeldab, aga et teab, et jaa, raudselt, inimesed on valmis, energia on valmis, kõik on valmis pandud, näitlejad on valmis, publik on valmis. Et see kuu ei too ainult järgmist sammu, vaid pakub võimalust teha täiesti nagu kannapööret, kui sinu sisetunne muidugi annab selleks märku. Kui juuli õpetas sind kuulama, siis August kutsub sind kutsele vastama. Ja tuletan veel meelde, et tegu on üleüldiste energiatega ja sina võtasid täpselt see, mis sinuga resoneerub ja sind kõnetab. Võid ka aeg-ajalt uuesti üle kuulata augusti energiaid, seepärast, et see on ikkagi mitu nädalat, või siis ka lugeda Taroka Ülle Puu Facebooki lehtedelt, kus ma panen ka väikesed lõigud üles nädalate kaupa ja kui sa liitud minu kodulehel taroka.ee meililistiga, siis potsatavad tasuta nädala energiat sulle postkasti, et sa saad olla ise endale rohkem toeks läbi nende, teades neid üldisi energiaid. Ja pane mulle like ja sellega sa toetad ja innustad ka mind ja minu tegevust. Et ma saaksin jagada teile seda, mis on ka teile abiks, toeks, sest teadmine annab turvatunde. Ühesõnaga, ma loon teile turvatunnet. Siis üldises võtmes August toob endaga kaasa pöördeid, muutusi, võimalusi, ootamatuid arenguid ja mõni neist võib tunduda esialgu võib-olla sellise nagu välk selgest taevast. Aga kui sa vaatad sügavamale, põhjalikumalt, süvened, siis iga muutus toob kaasa endaga huvitava mingi kogemuse, õppimise, kingituse, teadmise, tarkuse. Tarkus on ju kingitus. Ja tegelikult elu lihtsalt testib sind. See on nagu elutest. Et kas sa usaldad iseennast, kas sa usaldad elukulgu ja eriti just siis, kui kõik ei ole sinu kontrolli all. Kas sa pigem klammerdud vanadesse asjadesse, vanasse mustrisse, kolistad vanades ämbrites, et sellepärast, et ka need vanad ämbrid
need ebaõnnestumised, need läbi elatud kogemused või sinu enda korduv käitumine, kogu aeg sa käitud ühel ja samal moel, isegi lõpuks on naljad ühed ja samad. Et mõni võib juba sulle öelda, et kuule vaheta plaati. Et kas sa ikkagi oled selles vanas nagu niivõrd kinni ja sa ei suuda minna muutustega kaasa, sest augustikuu põhikaardiks tuli ikkagi saatuse ratas. Taaros öeldakse ka, et õnneratas, kes ütleb saatuse ratas. Mina ütlen ikkagi, et ta on saatuse ratas. Saatusega ette määratud palju, mitte kõik. Saatusega ette määratud olukordasid tuleb nagu piisavalt palju. Et sulle mingisuguseid märke nagu anda. Ja intuitsioonist ja sisetundest ma saan siin päris palju veel ka rääkida, seepärast et teine kaart on karikate kuningas ja kuningas on ikkagi boss. Ja kas sina oled boss või sa lased teistel ennast põhimõtteliselt nagu juhtida väga palju ja karikad ju on seotud intuitsiooni, tunnete, sisemise kaemusega ja tundmustega. Ja selle tõttu siis augusti selline põhienergia toetubki sinu enda emotsionaalsele küpsusele ning oskusele jääda tasakaalukaks ka siis, kui elu on pidevas muutumises. Sinu selge pea, avatud süda, muutustega kaasaminek ja sisemine selline valmisolek ehk siis ka kohalolu on su suurimad liitlased. See kohalolu ja valmisolek sisemiselt saab olla siis, kui sa iseendale juba oled öelnud oma peas, oma mõttes, oma emotsioonides, et jah, ma olen valmis muutustega kaasa minema. Et see juba loob selle nagu valmiduse ja kohalolu. Nii, töö ja raha. Kes puhkavad, väga tore, puhake, minul on ka plaanis augustis puhata, aga saatuse ratas ju tooks selliseid huvitavaid sündmuseid, võimalusi, puhkust nagu mõnusalt veeta ja ka üllatusi. Ja kui sa ise tahad enda elu põnevamaks luua, siis need augusti energiad toetavad seda. Nii et vaatame, mis elu toob ja mis puhkus toob. Aga edasi siis see, et tõesti, et august tööalases võtmes võibki tuua pöördelisi võimalusi. Huvitavaid kontakte, koostööpakkumisi, mingisuguseid ideesid, tööalaste suundade muutuseid. Need võivad tunduda juhuslikud, aga Taaro kaart ütleb, et juhuslikkust ei ole siin kuskil. Ja sa tunned ära, kas see on sinu jaoks õige või mitte. Ja ma arvan, et sa tunned ka ära, et see just ongi see õige, mida sa oled nagu oodanud. Et see sisemine äratundmine. Isegi kui sa ei ole osanud seda sõnadesse panna, et mida sa siis täpselt oled oodanud või mida sa täpselt oled soovinud, sest vahest on selline tunne, et nagu tahaks midagi, aga täpselt ei tea ka, mida sa tahad. See on nagu vahest isudega on ja, et nagu tahaks midagi, aga mis see täpselt on, ei tea. Järelikult tuleb oodata. Ja praeguse seisuga just ongi see et see just täpselt ongi see asi. Ja kui sa oled ettevõtlik inimene tööalaselt või siis ettevõtja või juhid oma ettevõtet, siis võivadki esile kerkida sellised ootamatud põnevad kontaktid. Sa võid leida uusi suundi või märgata võimalust isegi vanade mõtete, ideede, projektide taas aktiveerimiseks. Selleks sa pead lihtsalt olema kohal. See tähendab, et
sa pead lihtsalt märkama neid, et kui sa tormad ühest kohast teise, siis sa ei pruugi neid märgatagi. Sa ei pruugi neid ära tunda, sa ei pruugi märgata ja siis tulevad need takkajärgi, et ma oleks pidanud, oleks pidanud sellest nagu kinni haarama. Aga et kui sa oled kohal, siis mitte ainult peas, vaid ka oma südames, jällegi see sisetunne on ju, et ka oma südames, et mis sa siis tegelikult nagu soovid ja tahad. Ja et seda edu või müüki või tulemust ei peaks suruma nagu jõuga, vaid pigem nagu sellisel tundlikul tasandil, tundlikult tunnetades, mis töötab, mis mitte, kus on vaja teha süsteemi uuendust, muutust, või siis ka näiteks koostöö vorme muuta. Ja see kuu veel võib üles kerkida küsimus, et kas su töösuund on praeguse sinuga kooskõlas, sest inimene ka muutub. Ajas muutub, huvid muutuvad, maitsed muutuvad, mis see töö siis teistmoodi ei ole. Ja kui vastus on ei, siis August pakub tegelikult ka sulle tuge selleks, et teha muudatusi just sellest punktist, just sellest kohast, kus sa just parasjagu oled. Isegi kui sa ei ole päris valmis, need on need maksimalistid, et kunagi ei ole nagu päris valmis, et kogu aeg seda algust või muutust lükatakse nagu edasi. Või siis on väga suur kõhkleja, sest see emotsionaalne pool praeguse seisuga augustis võib tekitada väga siukseid lained üle pea, et hirmud, kartused, 100 korda mõtlemised, ümbermõtlemised ja ongi segadus majas, et siis nad koos ikkagi töötavad kehvasti. Nii. Ja liigne emotsionaalsus, liigne tormakus ei pruugi tuua soovitud kasu, soovitud tulemust ja tõeline tugevus tulenebki oskuses juhtida tööalaseid protsesse ja ka iseennast tasakaalukalt, teadlikult ja diplomaatiliselt. Ja materiaalses plaanis sa võidki lihtsalt märgata, et millised tegevused toovad lisaks rahale ka emotsionaalset rahulolu. Ja just sealt, kus tuleb emotsionaalne rahulolu, seal hakkavad liikuma ka rahalised nüansid. Ja järgmine töötasand sinu tööelus. Et siis ongi see, et võid tajuda, et mängulaual või siis ka siis laval toimuvad sellised liigutused, ümbermängimised, mis vajavadki suuremat visiooni, kaugemat sellist suuremat visiooni ja püüa mitte klammerduda liigselt võib-olla sellistesse detailidesse ega kinnisideedesse, sest siin on see oht täiesti nagu olemas, nagu see karikate kuningas oma väikesel saarekesel siin, et siis sa ei pruugi näha seda suuremat pilti, et sa oledki oma sellises väikses saares, aga saatuse ratas ju on nagu tsentrifuug, see ikkagi tekitab laineid, suurendab võimalusi, sest kui sa viskad ka kivi vette, siis lained ju lähevad ikka pikka tükk maad nagu mis ma nüüd tahan siin öelda. Ühesõnaga see lainetus on suurem, kui tegelikult sa selle kivi viskad, et ei ole ainult see üks täpp. Nii, siis suhete poole pealt sellised sügavad vestlused, jagatud tunded ja emotsionaalne teineteise toetus loovad augustis suhetes täiesti uue siukse tasandi. Ja sa võid kogeda, et just nüüd on võimalik väljendada, mida sa tõeliselt vajad ning öeldu jõuab päriselt kohale, andes märku teie endi emotsionaalsest küpsusest.
ja vaheldusrikkus muidugi on igale suhtele kasulik või mõjub hästi. Kui sa oled suhtes, kus kõik tundub korduvat, vana stsenaariumi järgi, siis August pakub või paneb sind vaatama. Kas see, mis sind või kas see, mis sind hoiab selle inimesega koos, on armastus või hoopis hirm üksi olemise ees. Emotsionaalne ebastabiilsus väsitab, kurnab sind, seda suhet, seda teist inimest ning ta röövib tegelikult viimase jõu, viimase tahte selles suhtes olla ja hirm ongi see, mis ainult seda koos hoiab. Ja võib tulla hetk, kus sa saad väga selge märgi ja see märk võib olla kutse ennast lõppude lõpuks täiel määral hakata austama ja väärtustama. Et tegelikult kõik on seotud sinu enda väärtushinnangutega iseendaga seoses. Ja valalise puhul soosib August uusi kohtumisi, mis ei pruugi tulla sellisest niinimetatud ideaalsest kohast või ideaalsest paigast või ideaalsel hetkel. Ei pruugi vastata sinu ideaalsetele tingimustele, aga sellegipoolest see puudutab sind sisemiselt ja väga sügavalt ja oluline on see, et sa ei sulgeks siis iseennast. Et kui keegi ilmub ellu ootamatult sinule ebasobival ajal, näiteks sul ei ole ju absoluutselt tuju selleks, siis ära kätt ette pane on ja. See ei pruugi ka olla selline kohe armastuslugu, et sa kohe nipsust tunned ära, et vot, see ongi see õige. Aga kindlasti see toob sellise hingelise äratundmise. Uus algus, uus energia ja uus kireobjekt. Nii, siis tervise poole pealt Augusti füüsiline seisund sõltub hästi palju emotsioonidest ja emotsionaalsest küpsusest ja sellest emotsionaalsest tasandist, meeleolust. Ja kui sa hoiad tundeid vakal, kui sa hoiad tundeid tagasi, ja sa ei näita neid mingisugusel põhjusel välja, siis keha võib neid peegeldada siiski. Ta peegeldab seda sinu enda väsimuse näol, seedeprobleemide näol, südame kloppimise või ärevuse näol. Ja see on tõeline väljakutse. Et su keha on kogu aeg nagu erroris. Kui sa aga lubad endal tundeid teadlikult kogeda ja sa annad ka oma tunnetele nimed, et sa saad aru, et mis tundega nagu tegu on. Sa lubad endal neid väljendada. Seega vabastada. Siis sa tunned kergust, selgust, sisemist jõudu ja sa suudad ka tegelikult nagu otsustada, et kas või suhetega seoses, et kas olla või mitte olla, kas jääda või mitte jääda. Siis selgus toob alati sellise nagu otsuse langetamine toob selguse ja selgus toob vabastamise. Ja ma loen veel üles teatud sellised kehapiirkonnad, mis sellel ajaperioodil on nagu nõrgemad. Võibki olla selg, selja pool, soolestik, seedetrakt, siis vee kogunemine kehasse, siis menopaus, perimenopaus, kilpnäärme talitlused,
võimalikud pearinglused, selline karusselli tunne ja see annab märku sellest, et sisemine tasakaal vajab uuesti häälestamist. Selgust, otsuse langetamist, see ongi uuesti häälestamine. Puhkust, sellist puhkust, kus ongi selgus ja keegi sulle nagu iseendale sa ei korruta oma mõtteid, ei ketra oma peas või et sa ei lase ka sellele kellelgi teisel seda teha. Siis tõesti, et on tursete tekkeoht, aga see ongi selle tõttu, et sa korjad iseenda sisse emotsioone ja tundeid ja ei oska nendega mitte midagi nagu peale hakata ja seal ketrad iseenda sees. Ja sellest, nagu ma ütlesin, ka tuleneb ka see vee kogumine enda sisse. Siis see tekitab ka väikeseid selliseid näsasid, väikeseid kasvajaid, trombiohtu. Veri on seotud ja armastusega, armastuse ringlus on, vere voolamine on nagu takistatud. Siis just ja jällegi, et eriti siis, kui sa tundeid alla surud. Ja samamoodi teine nüanss on see, et sa võid tunda ennast liigselt nagu ohvri rollis olevana. Et võta endale aega, et viibida veekogude ääres, sest veekogu eriti mitte seisev tiik, vaid see voolav vesi mõjub kehale ja vaimule hästi. Kuula muusikat, kirjuta oma mõtteid välja, tantsi, leia siis kanal või siis tegevus ühesõnaga, kuhu oma tunded liigutada edasi, sest välja rääkimine, välja kirjutamine, välja karjumine, ükskõik mis avaldus, mis tunnetega seotud on see kuu, need on kõik 120% teretulnud ja abiks füüsilisele vaimsel tasandil. Ja see emotsionaalne väljakirjutamine või siis ka jagamine turvalises ruumis on tarkus, mitte nõrkus. Siis kõik saab liikumisse, sest liikumist on vaja. Kõike on vaja nagu liigutada. Või siis sa tõstad toa ringi. Ümber siis on see füüsiline mööbli liigutamine, isegi see aitab kaasa. Muudad midagi mööbli juures, ka see aitab kaasa. Peaasi, et sa midagi liigutad. Et väljakirjutamine on emotsioonide liigutamine, füüsilises mõttes liigutamine, mõttega liigutamine, et miks sa seda teed, annad veel lisamõtte sinna juurde, et sa liigutad oma emotsioone, tood uut energiat liigutamisega. Kõik väga hästi toimib. Lihtsalt mõte peab seal juures olema ja seda nimetataksegi teadlikuks lähenemiseks, et sa mõtled sinna juurde veel. Niisiis, ja kui August midagi sulle õpetab, siis seda, et elu muutused ei pruugi alati olla sinu teha ja sinu kontrolli all. Aga sa võid sellega kohaneda, sest kohanemine on ju sinu kontrolli all. Suhtumine iseendasse ümbritsevasse on sinu kontrolli all. Et sellist asja ei ole olemas, et mis mina teha saan. Saad ikka teha. Kuula oma intuitsiooni, sisetunnet. Ja sisetunne juhatab sind just täpselt sinna, kuhu sul on aeg jõuda või kuhu sul on aeg minna. Ja tuletan sulle veelde, et kui sulle see meeldib see minu väljendus, tõlgendus erinevatest energiatest, siis ära ole kade, pane like ja toeta minu tegevust sellega, anna mulle märku, et see, mis ma teen, see sobib sulle ja ole hoitud ja kaitstud. Ja nädala energiaid saad lugeda tellitud uudiskirjast või siis ka sellise lühema üldise jupi sealt Taroka Ülle Puu Facebooki lehelt.
kõike head sulle, tšau-tšau!